Aasta 2022 on raamatusõpradel üks eriline aasta. Nimelt see on raamatukogude aasta. Ja sellepärast on üle Eesti tänasel päeval hästi palju inimesi koos ja loevad raamatud. Mina kavatsen ka teile ühte raamatut lugeda või pigem seda tutvustada läbi ühe peatüki. Selle raamatu on kirjutanud Piret Raud. See on Tobias ja teine B. Ja peatükk, mille ma siit raamatust valisin, kannab pealkirja Kohtumine lastekirjanikuga. Ühel märtsikuisel hommikul, mõni päev enne kevadvahe algust, olid klassiplikad kooli tulles kangesti elevil. Nad olid kodus kõik kellegile kinkimiseks pilte joonistanud ja näitasid neid nüüd üksteisele. Heleril oli lisaks joonistusele kaasas märtsi kellukese kimp. Ma mõtlesin alguses, et äkki on õpetaja Liina sünnipäev. Aga siis selgus hoopis, et kooli tuleb kuulus lastekirjanik. Õpetaja olevat sellest eelmisel päeval rääkinud. Mulle küll ei meenu, millal ta sellest juttu tegi. Võib-olla siis, kui Gregor, kes istub mu taga, mind jalaga tagus. Ma mäletan, et püüdsin talle kõigest väest kannaga vastu anda, kuid selja taha on hulga keerulisem lüüa kui ette. Pärast tunde klaarisime selle asja küll Kreksiga ära, aga jah, see lastekirjaniku jutt läks mul küll kõrvust mööda. Ja nüüd tuli välja, et ma olin kodus Mata ülesandeid täiesti ilma asjata ära teinud, sest matemaatikatunni alguses kamandati terve klass aulasse kirjanikuga kohtuma. Saal oli puu püsti rahvast täis. Siia olid kogunenud kõik kooli õpilased esimestest 12. klassideni. Alguses lapsed sumisesid ja rääkisid omavahel, aga siis astus saali ette õppela juhataja koos ühe väikese vanatädiga ning me jäime vaikseks. Täna on meil tähtis päev, ütles õppela juhataja. Meil on külas tõeline lastekirjanik, kes räägib, kuidas sünnivad raamatud. Siis läks õppela juhataja esimesse ritta istuma ja vanatädike jäi üksi. Tädi oli natuke kohkunud näoga. Ma sain temast väga hästi aru. Eks ihu üksinda saalitäie rahva ees seista pole sugugi naljaasi. Siis hakkas tädi rääkima. Ta rääkis tasase häälega ja oli kõvasti vaja pingutada, et tema juttu kuulata. Võib-olla oleksin ma paremini kuulnud, kui mitte Gregor ja Markus, kelle vahel ma istusin, poleks samal ajal omavahel sosistanud. Ma sain endale eile jänesekõrvedega õhupalli, ütles Markus. Näita, nõudis Greks. Markus kõukis püksitaskust väikese sinise õhupallinatsu ja andis selle Gregorile. Tühjana pole see üldse jänese moodi, oli Gregor pettunud. Võib, ma puhun selle täis. Ning Markus luba ootamata puhus ta palli täis. Nüüd oli see jänes, mis jänes. Näita mulle ka, palus Robert, kes istus Greksi taga. Gregor andis palli Ropsile, ega Greks kade polnud. Kõik said palli näha, kes tahtsid. Robert ja Taavi ja Heleri ja Linda ja Uku ka. Õpetaja Tiina Pai, kes istus veidi eemal teise A-klassi laste juures, vaatas meie poole kurja näoga, tõstis näpu suu juurde ja tegi tss. Selle peale me jäime vait ja kuulasime, mida kirjanik räägib. Kirjanik küsis parajasti, et kas me tahame, et ta meile midagi ette loeks. Enamik lapsi vastasid jaa, kuid meie Gregori ja Markusega hüüdsime ei. Puhtalt põhimõtte pärast, sest ega me mingid esimese klassi tited polnud, kes kogu aeg kõigega nõus on. Kirjanik ei lasknud end meie eest segada ja hakkas ühte juttu ette lugema. Lugu oli iseenesest täiesti huvitav, aga ma ei saanud seda kuigi kaua kuulata, sest varsti ütles Gregor. Ma oskan pallist niimoodi õhku välja lasta, et see teeb naljakat häält. Mismoodi? Küsisime meie Markusega. Gregor võttis õhupalli suu ettevaatlikult näppude vahele ja kiskus selle hetkeks pilukile, ise samal ajal palli pigistades. Üle saali kõlas helev juksatus. Lastekirjanik ei teinud viiksust väljagi, ent õpetaja Pai saatis meie suunas äärmiselt hukkamõistva pilgu.
me jäime kohkunult vakka. Läks veidi aega ja enne kui Kreks end jälle kogus. Siis tonksas ta mind küünarnukiga ja torkas mulle õhupalli nina alla. Tee ka piuksu, sosistas ta. Või kardad? Ma ei tahtnud tegelikult korda rikkuda, aga Gregori ees harkpüksiks jääda tahtsin ma veel vähem. Sellepärast võtsingi ma tema käest palli, kuid õnnetuseks nii kobalt, et see vupsas mu käte vahelt välja ning lendas rumalalt plärisedest üle saali otse lastekirjaniku jalg ette. Kirjaniku tädi katkestas selle peale lugemise ja küsis siis saalilt, et kas tal äkki poleks juba aeg lõpetada. Me hüüdsime kõik kooris jaa. Nüüd tõusis õppealajuhataja oma koha pealt püsti ning palus kirjanikku, et too veel mõneks ajaks saali jääks ja lastele autogramme jagaks. Mis see autogramm on, küsis Robert. Teda huvitab kõik, mis on autodega seotud. See on kuulsa inimese allkiri, teadis Linda. Mõned isegi koguvad neid. Lindal oli kodunt kirjaniku kirjutatud raamat kaasa võetud ja ta suundus sellega pikka järjekorda, mis tädi juurde oli tekkinud. Linda kavatses autogrammi raamatusse küsida. Ma jäin täitsa kurvaks, et mul ühtegi raamatut kaasas polnud, aga siis tuli välja, et raamatut ei läinudki vaja. Autogrammi võis ka päevikusse või lihtsalt paberilehele peale võtta või käe peale. Nii ma palusingi tädil oma nime mulle käeseljale kirjutada. See jäi hästi lahe, nagu mõni tätoveering. Ma näitasin seda Gregorile, ent tema leidis, et autogrammid on mõttetud. Mina küll nii ei arva. Minu autogramm oli mulle suureks abiks. Kui ma kodus emmele rääkisin, et me koolis kuulsa kirjanikuga kohtusime, tahtis emme kirjaniku nime teada. Ja ehkki ma olin selle täiesti ära unustanud, sai ta nüüd seda mu käe pealt lugeda. Ning tuli välja, et Temps teadis, kes see tädi on. Aitäh, et te kuulasite.